tere, minu nimi on Eero ja täna tegeleme me taustade ja mängusiseste kaameratega. Esiteks loome uue pildi, sprites, paremhiireklahv, create ja edit image ehk redigeeri pilti. Nüüd vajutan ma fill tool'i ja teen kogu tausta mustaks. Ma tuletan meelde, et see on nüüd disaini küsimus ehk igaüks võib teha täpselt sellise tausta, nagu ise soovib. Mina soovin teha näiteks täna sellist, kus ma võtan lihtsalt valge värvi ja teen paar täppi igale poole üle ekraani. Mitte palju, aga mõned. Et tekiks sellise kosmose efekt. Nii, aitab küll. Järgnevalt ma lähen ruumi, topeltklõps ja siin vasakul on background properties. Kui me oleme siis background layeri peal. Layer tähendab kihti. Ehk siis me peame minema tausta kihile. Background tähendab tausta kihil saame valida tausta pildi. Ja mina valin siis selles sprite 3, mis ma just tegin. Tekib selline kosmose efekt. Nüüd ma saan vajutada horizontal tile ja vertical tile, kui ma neid ei vajuta, siis meil tekib ainult üks ruuduke, kui ma neid vajutan, katavad need ruudud terve ekraani. Nüüd järgnevalt lähen ma siia room property'te alla, ehk siis ruumiseadete alla, ja siin on ruumi laius. Ma muudan selle 2 korda pikemaks, ehk 2048. Nüüd meil on tuba 2 korda pikem. Kui kontrolli all hoida, siis saab välja zoomida. Ja järgnevalt, mis ma teen, on see, et ma hakkan kasutama mängusisest kaamerat. Selle jaoks ma vajutan enable viewports ehk luba kaamerad ja viewport 0 alt visible ehk nähtav. Need ma jätan kõik samaks ning vajutan object following kosmoselaev, et meie kaamera hakkaks kosmoselaeva jälgima. Ning lisaks ma olen lisanud siia, et meie horisontaalne piir oleks 300 ja vertikaalne piir ka 300. See tähendab, et meie kaamera hakkab liikuma siis, kui meie kosmoselaev on sellest kaamera piirist vähemalt 300 pikslit. Enne kaamera liikuma ei hakka. Ning horisontaalne ja vertikaalne kiirus võivad mõlemad olla -1. Nii, paneme mängu tööle, vaatame, mis juhtub. Näeme, et meil on kena taust. Vastased üritavad meilt siin rünnata, aga me saame minna rahulikult mängus edasi. Ja nii lihtne see oligi. Järgmises episoodis vaatame, kuidas luua helid.